hästi. Nüüd tõstame käed, kellel on see juba mitmes aasta. Tõsta käsi. Oi, neid on ka päris palju. Aga nüüd tõstame need käed, kes on kõik need aastad siin käinud. 22 aastat on see muidu kestnud. Ega päris paljud tõstsid käed, väga hästi. Ühesõnaga, see aasta meil on ilmaga vedanud. Tõstame käed üldse, kes käivad lasteaias veel? Oi, nii palju käsi tuli, vaatame see tagantpoolt paistavad. Aga tõstame käed, kes käivad koolis. Ohoo, veel rohkem käsi. Mina ka. Nüüd läheb küsimus raskemaks. Tõstame käed, kes käivad ülikoolis. Ahaa, mõned käivad ikka. Nüüd tõstame käed, kes käivad tööl. Ahaa, töökäijaid on ka siin väga hästi. Nii, sõbrad, meil on jäänud 2 minutit jooksuli. Kas te olete valmis ka või? Väga hästi, aga ma väga ei kuulnud. Proovime ükskord veel. Kas te olete valmis või? Väga hästi, aga sõbrad, teate, mis teeme? Näete, siin on üks plate maas. Lähme sellest natukene tahapoole. Teeme igaüks 2 sammu tahapoole, siis me oleme ilusti sellest platest tagapool. Lähme siit ka natukene tahapoole. Muidu me oleme stardime üle stardijoone juba. Ühesõnaga, rohkem ei pea tegema kui 1 ringi ja meil on aega minut 25. Ühesõnaga, just tuli info, et täna tuleb stardipüstoliga pauk. Kes kardab, võib natukene võib-olla tahapoole minna või siis kõrvad kinni panna. See pauk ei ole üldse kõva, aga osad võivad natukene ära ehmatada. Meil on täpselt 1 minut jäänud stardini. Nii, väga hästi, oodake, ma tulen ka siit. Ma tulen ka siia jooksule kaasa, ma tulen siit poolt, stardin. Ei pea nii kõrgele tõstma. No nii, sõbrad, meil on jäänud veel 40 sekundit. Väga hästi. Kõige tähtsam, jätke ikka meelde, et sõbralikult, et ärme üksteist lükka, et alati on see kõige tähtsam, et kõik tervena finišisse jõuaks. Nii, sõbrad, meil on 20 sekundit aega. Juurde! Mine! Väga kiired, esimesed on juba päris kaugele jõudnud. Mina natukene madasin selle stardipaugu maha ja oleme siin nüüdki jõudmas kõige pisematega. Oi, kui tuli! Väga hästi läheb, kõik saavad suurepäraselt hakkama. Mina ka siin proovin tempo siit hoida, aga lastel on palju kiiremad jalad kui minul. Ma näen juba, et esimesed jõuavad ringiga mulle järgi. Ei, kas lähme jookseme koos edasi või? Ei, need ei saa Medali saavad ainult alla 7. Või siia tule edasi. Anna medal kaela. Asi teeb pilti ka. Nii, tule medali saama. Tule võtta medali. Kõik sauid ka. Nii, ja mine nüüd siia näed, sealt on medali ka. Palun, kumba soovid? Jagajad liiguvad ka tahapoole, muidu ma võran. Tule edasi. Medal on käes ja auhind on käes. Tule edasi. Tule edasi. Jasper, tule siia! Jasper! Jasper, võta kohustus!
5, 4, 3, 2, 1 ja läks! Teed. 1,5 minutit on jäänud. Ka teie start läheb siis nii-öelda püstolipauguga. Nii. Superman laseb teile nii-öelda energiat andva paugu. Viimane minut enne starti. Nii, madal starti ei pea tegema. Vaadake, et banaani koori all ei ole, et ei libiseks. Ja nii. Superman ütle sellele mehele, et ta kõigepealt ära tuleb. No nii. Olete valmis? Nii, hakkame lugema. 20 sekundit. 15 sekundi pärast saate minema. Ja 6, 5, 4, 3, 2, 1, läks! Kõik 22 korda käinud ja? Ei, nii kaua ei ole 2 maad on. Mis on parem? Võta kohukes, lõpeta. Natukene viilistada puhata.
Hästi läheb Mariann ja Marelle, tublid! Väga hästi! Koru oli 68.
Kristiina, mis Kristelle sünniaeg on? 2014. Ei, 2015. Mikkel oli 2014. Ja ta läheb enne naiste vanustada. Minu meelest jõuab paigast ära kõik. Nüüd on õigesti näeb. Äkki mina panin Rahvameti vaata. Mina panin äkki nii aasta üles. Oli ka või? Arti on meil jaoks saanud. Sellest suua tähendab võitlema. Paar kiitu sekki. Jah, ja vahel Jätke jaoks lõpuni! Ma ei tea, niimoodi vist ei saa, aga noh, mis on? Olgu, jaa, olgu, aitäh. 83 kiip on leitud, aitäh. Jaa, me olime terve aeg taga. Nagu panime seda ette. Ja tule kohe võtta auhinna laua juures kõige auhind. Ja võtame kiidid ära. Oi, 114 on. Väga tubli. Võtke endale esimene auhinna ja mille üles? Ei vaja kirja ka. Joone peale. Läks jah. Kiip kukkus ära. Hüvand. Kuidas ma saan teada seda? Tule, mis number on? Numbrid näita. Siuke... Ei ole numbrit ju. Käite trennis või ei käi? Jookseb võtsime. Mine võtke ära.
panen kivi ka. Järgmine nädal vastab. Reino! Kui kirjutab 60 sintali kiibi ära kaotab. Ahas, okei. Teist ära! Number on? Näita numbrit! Hästi, Kiipkodus ära. Särgi trenni kuniga. Oleks uuesti joosta, ei hullu. Pane ka aeg kiire. Ja naine kiirein! Oh, nii. Tubli, Jave! Johannes Valter Sõõro suutis ka ära kaotada oma tiibi kuskile tee peale. Mis sellistest? Et kas peaks ise selle raja läbi käima või kuidas käituda? Kõik lõpetajad, võtke endale kohuke. Ma ei tea, millist. Ei jooksu. Venita natuke, või anda teid tagasi üles ja hoia niimoodi. Teid on endiselt rõõm näha arenemas siin maarahva hulgas. Ma tean, et üks Tartumaa suur fänn ja rõõm. Aga
Näed, tere, kui saabki tasapoole. Siia võib anda selle või? Jaa. Põhi ju. No, väiksed on jälle teevad maad. Lihtsalt siis kui lambad ei saa ju see aasta mingit tuge. Oi, kui tubli! Ma lihtsalt väga neli oma Vanema jättis. mehed ma mõtlen. Aga eelmine aasta oli Tiitret Nurme ja... Ai, sellised jah. Väga tubli. Mille võta endale siin? Ajusta ära. Võta
olema ja siis ei tea. Ei va. Nagu Reitu ütles. Ta pani ju seda tagasi. Mis halvasti läks? Jalad valutavad ja sama nagu olekski. Kiipidele ainult ajad kirja või numbrid kiibiga. Ja talle on roogis 10. Ahah, ei, Tiit loeb. Tiit loeb, ta selge.
tubli. Kõik hästi. Hästi. Tuleb ütle puhkene, taastanud ja... Palun ka. Panin siia panna. Jah, ma annan vanaga. Ei sõida ma ju siis. Ei, tegelikult anna ikkagi. Teha võta või ära võta valmis. Jaa, ma kuulen jah, ühel inimesel on aeg saanud. See märk leisti 10 kilomeetri aja. Leisti 10 kilomeetri aja. Peale saab. Aga need, kes tulid, teadsid, et peavad otse sinna mis aeg on? Numbri paned siia või? Selle panen lihtsalt siia. Jõudu, jooksa läbi, julge mehed, rohkem pole vaja. Tubli, kohe on finiš. Jaa! Tubli! Nii, tule võtta endale ka ja anna seda. Nii,
40-45 pluss naised, 40-45 pluss veteranid ja siis poisid ja 4 kilomeetrit ka. Et kui sul on see valmis, siis saadad selle pihta. Hakkame sättima. Mida rohkem lõppu kuule, seda rohkem. Kadus kiip ära. 150 olema. Nüüd oli jagata, oli niipidi, et siis kui minna alla minna, see jõudki järsku alla, eks. Ma mõtlen ka, et kui teha teistpidi, et ta nagu lõpus üles, siis on päris selline hea.
seal rajal on. Läbi. Ja endisemalt on juba viimane vastu. Läbis olid, aga viimast ei olnud. Ja on väga kaotanud oma need mängid, ma ei tea. Harina. Okei. Ja, neid kui küll. Viimasega ratast korras. Kaks külged on küll lõpus. Paul-Mini. Jah, võib-olla võimalik, jah. Nendega palju punkti peaks üle valinud, ma ei tea. Kiitus kõigile liitjooksu jooksjatele, kevillendijatele, liinilendijatele, kõikjatele, kajatele, igavest leidjatele. Me hakkame ausapistama, kui jooksab aga küll, kui vankis suve veel liitle. Ja me ütleme siis ette, mis distants, mis vanuseklass, mis poiss või tüdruk ja siis, kui sa kuuled oma nime, siis tule siia rohelise pjedestaali peale. Jah. Siin kohta minu käes. Ma tean, kes on esikolmikud ja me ootame täna poodiumile. Ja nagu aru saan, on rikkalik auhinnalaud valmis pandud ja alustame lüheneva distantsi võistlejatega, sest nemad on juba kõik kohal. Tiimiliselt on mõned elukajad veel tulemata. Ja neiud kuni 12-aastased 4 kilomeetrit distantsil ja seal võtab kolmanda koha ajaga 26.15,4 Võnnu keskkoolis Karoliin Pärnamaa endale. Ja teine positsioon läheb ikka kaugele Haaslavale ja selle viib endaga Ranne Laus. Tulemus 24.19. Ja kõrgemast täna poodiumile TG tiimi näol Stele Karun ja selleks on vaja joosta kiirusega ajaga 23.16,8. DJ muusikat ka panna. On sul muusikat, mis tüdrukutele võiks meeldida. Edasi noormehed, 4 kilomeetrit distants. Kolmas koht, samamoodi TP tiim. Tulemus 22.28. Võtab endale Oliver Väljaots. Poodiumi teise äärele kutsume TJK Santose lipu all tulemuse 21.41,8 toonud Mihkel Toru. Ja nende vahele Põdra tiim lipuga kiirem aeg täna selle distantsil, selles vanuse klassis 17.3,7 kuulub Karl Mikko Põdrale. 17 minutit on juba tulejook seda juhul. Suurepärane töö, poisid. Ja järgmine vanuse klass. 2 tükki siin on noored ja natuke vähem noored. Naiste klass ja kolmanda koha saab sellest klassist jooksta vähemalt 23.49,6 ja ahja ajalikku läheb see kaasa Erika Taukuliga. Poodiumi teine saavutab
lõpetas seda aega 21:39 ja Kai-Liin Hansumäe on selle omanik. selline koht täna, Kai-Liin Hansumäe. ja kõrgemale astmele kutsume meesterahva, kes jooksis täna ajaga 20:56,4 Tartu Ruusaklubi lipu all Anna-Liisa Jaska. ärge unustage aplausi, ärge unustage teise püstivad. kõigile tegemist, aitäh teile. ja mehed, siin on tempo juba kõrge klassi vääriline ja kutsume kolmandale astmele mehe, kes sai tulemuseks 19.05,9, see läheb baaslavale ja autoriks on Andreas Paum. teine läheb poodiumile viiakse Tartu spordiselts Kalevi lipu all tulemus 12:37,8 ja tegijaks Kevin Reinu. ja tänane ka kokkuvõtte kiirem mees tulemus 15:31,4 ja selleks on Aleksander Kõrm. Aleksander lipu ühega ei ole pandud, teeb üksinda salema trenni ja teised ei teagi, üllatab ainult siin lihtne jookseb lõpuks. Aleksanderit ei olegi, kus on Aleksander? sellega on 4 kilomeetri auhinnad jagatud. enne 10 kilomeetri kohad ära öeldakse ja siis on ära. noormehed 16 on siin ainult üks esindaja olemas. ta on ühtlasi viimane kui ka kõige kiirem, aga tema tuli kohale ja see noormees on Rivo Paglant. esimene ainuke teisele julgenud tulla, sest Rivo pani ennast kirja. ja neid esil ei olnud üldse selles klassis või selle distantsil. aga sellest ei hullu, noored ei peagi pikki distantse jooksma, noorte jaoks on lühemad, kus saab kiiremat tempot teha. kui see tempo hakkab püsima ja tuleb 4,5 kilomeetriga juba alla 15 minutit edasi, siis ma soovitan muidugi, rooli pikemalt ka. aga täna on näiteks plaanipäraselt kõik saarid proovis ja võitis ja teised tegid lühemad, nii nagu reaalne koha on, et ei ole hullu. siin läheme siis meeste klassiga. öeldakse 40 pluss enne, nii, võtame 40 pluss enne. ikkagi, kolmas aste kuulub tulemusega 51-57, Luik-Miklis Piiri lipuga sinistesse jõudnud Ingrid Ernst. Ingridi kõrvale sama lipuga, aga tulemuseks 46-50 jõudnud Tiia Tein. ja tuntud nimedest ka võtab poodiumi kõrgema astme Marika Kellik ja tema tulemus on 43-19,6. Marika ja tuntud nimevaid ka Tiia Teikit paljudel jooksudel ja juba võistluskogemuse pealt tuleb piisav tulemus, et poodiumi sildile jälle saada. Marika Tiia Ingrid.
selle võistlusklassi kiiremad tänased võidud. Nüüd võtame mehed päevast. Kogenumad mehed. Kolmas koht. Tulemus 46.8 kuulub Raul Kangurile. Raul Kangur, oled kuuldel, Rauli sõber, Rauli tuttav, Rauli naaber, Rauli autojuht, Rauli massöör ja hambaarst keegi juurde. Teine koht, läheb Kambja valda, tulemus 41.13,7 ja Indres Roos. Kas siin on kirja vea või ongi selline eris või on viga, siis tuleb parandada ära. Ja sellel distantsil, selle panuse käsis kiirem, tulemus 39.57,5, Tartu Kereki liiku all kuulub Ülo Niinemetsale. Töömehed, väga vajad. 10 minutiga 10 minti joosta, piisab tagasi tunnis, 4 minutit kilomeetrile ei ole kogu. Ilmselt tuleb paraku minu ära, kui on iga. Ja edasi läheme. Edasi naised, 10 kilomeetrit, kolmas koht, liiku mulle üles seatud, aga tulemus 51.0,2. Ja selle võtab Kärt Rebane. Teine koht saadakse täna tulemusega 46.52,7 ja selle võtab Ilke Teppan. Ja hästi kiirem jookseb täna tempoga 4.19 minutit kilomeetri peale, 3.19 ja see on Ade Aliste. Taustal. Tegijatele meie poolt. Ja meil on üks kiire klass jäänud tähele panutava. Paneme selle hea kohe ja kutsume 10 kilomeetri kiiremad mehed samuti pildile. Ja kolmas koht saadakse täna 4.04,4 tulemusega. Ja lõiklikuks tiim Mikukandis Tauno Mölder. Teine koht, tempoga 3.46 kilomeetrile, tulemus 37.41 Ülenurme gümnaasiumi spordiklubi. Saab enda sinna uue tiitli ja sinne toob Rauno Tiimann. Ja Raunost veel 42 sekundit kiirem on alternatiivsete jooksjate märgi all jooksnud ja tänane kiirem Mart Andresson. 36.59.
Kes tahab talendikalt footos üle osta, siis eraldi kiiresti poodiumi kõrvale ja raha abile. Aitäh tegijate, vaatame kas 4 kilomeetri. kõrvale on veel järgmised soovitajad. Jooksime välja 4 kilomeetri kõndijate vahelise rooja uina. Nii, osalejaid oli kepikõnniks 7. Kas keegi oskab lugeda 1-7-ni? Mina! Ütle üks number 1-7-ni. Nii, kes on number 5? Ja auhinna 4 kilomeetri lisaks teid, Laukul. Aga 10 kilomeetri kõndijad osad veel tulevad, aga vaata, loodame nende. Number on 7, võtame nüüd mõne noorema poisi. Kes oskab lugeda 1-7-ni? Poiss. Kas siin on mõni väike poiss? Kas sina oskad lugeda 1-7-ni? Number 2 ja vaatame, kes on number 2. Pärt Peterson. Ole hea, tule siia pjedestaali juurde, teeme teiste ühe pildi auhinna kottidega. Aplausid eepikõndijatele, nemad on ka selle maa ju läbi teinud, tublid olete. Ja sellega on auhinnad jagatud. Kiitus, rõõmustamine, kõik. Alustan nii teie poolt kui ka meie poolt. Nüüd võite puhata. Ma ei tea, koju midagi head endale lubada ja kindlasti proovida iga nädal samuti liikuda. Ja kes viisib veel korraks, Malis loen teil siin väikse nimed ette, kes meil kõik siin täna abis olid ja siis ma palun ka need abistajad korraks ette. Tahame tänada ka kõiki meie vabatahtlikke ja palume siia Ülle Seire, Ülle, Riina Kordejeva, Merle Abroi ja Allan Abroi. Nii, tuleme. Ja siis on veel Triinu Kask, Tairo Talvis, Jaagup Talvis, Martin Karki, Kristin Karki, Gabriel Avi, Paul Egertavi, Miia Talvis, Igor Kast, Ain Avi ja Evelin Avi.
Teeme nüüd ühe pildi alla